Nii, kas ma võin nüüd alustada? Jaa, palun. Tere, et mina olen Terje Talv, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht. Rõõm on teiega siin olla ja neid inimesi on päris palju kogunenud, et väga tore. Ja minu slaidid, ma vabandan, on inglise keeles, et ma olin eelmisel nädalal Eestist ära ja ma tegin need slaidid eile valmis ja ma lihtsalt ei suutnud ennast kokku võtta, et hakata neid veel eesti keelde tõlkima. Aga ma räägin eesti keeles. Ja ma arvan, et võib-olla oleks lihtsam ka nii, et kui teil tekib küsimusi, siis panete käe üles ja ma saan kohe vastata, et ei pea jätma neid lõppu. Et meil on tund aega, tuulevaates on seda täitsa paras jagu. Ma loodan, et meil tuleb tore ja kasulik see tund aega. Et paar sõna siis minust. Olen Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht. See kõlab väga uhkelt, aga tegelikult olen ma ainus siis palgaline töötaja ja selliseid assotsiatsioone on Eestis päris mitu ja tavaliselt ongi nii, et seal on siis üks või äärmisel juhul paar inimest, et mõned on natukene suuremad, aga taastuvenergia valdkonnas on selline 1-2 inimesega on paljud assotsiatsioonid, näiteks Päikseenergia Assotsiatsiooni juht teeb kõrvale ka nagu päris tööd ja see on osa tema tööst, et mina olen siis ainult sellega tegelen igapäevaselt. Ja Tuuleenergia Assotsiatsiooni kuuluvad siis erinevad ettevõtted. Meil on 4 arendajat, ma seda slaidi siia ei pannud, aga ma räägin ruttu ära, et meil on Enefit Green Eesti suurim, Saare Wind Energy, Skinest ja Baltic Wind Energy on Eestis arendajad. Meil on 2 tuulikutootjat, on Vestas ja Enercon, me peame läbirääkimise Siemens Gamesaga, et nad liituksid meiega. Ja meil on terve posu ettevõtteid, kes on siis ühelt või teiselt suunalt meiega seotud. Et meie koduleheküljel tuuleenergia.ee on kõik need ettevõtted olemas ja meil on seal koolitust, sadamad, transport, hooldus, kõike, mis selle valdkonnaga kaasas käib. Ja neid iseenesest on meil ka kõige rohkem ja meid praegu on enam-vähem 20, et meil just on liitumisläbirääkimised mõnede ettevõtetega, et 20 on see suurusjärk ja nendest siis enamus on tegelikult hoopis valdkonnaga seotud ettevõtted, sest tuulearendajaid nii väga palju ei olegi. Ma alustaksin tegelikult maailmast ja sellepärast, et teile seda nagu pilti ette luua. Kõigepealt tuleb vist alustada sellest, et Pariisis sõlmiti kliimakokkulepe. Sellele järgne siis Euroopas Green Deal ja sellest tulevad omakorda allapoole tulevad siis iga riigi energiakavad. Ja Eesti on siis Euroopa Liidu liige ja meil on siis vastu võetud kavad, mille järgi me toimetame ja oma eesmärke seame. Nüüd, kui vaadata maailma üldiselt, siis tuuleenergial on väga suur potentsiaal. Siin on nagu ilus graafik selle kohta, esimene graafik, et kui palju on üldse installeeritud võimsuseid ja see graafik, ma alati mõtlen selle peale, et see näeb välja natukene nagu noor inimene läheb õppima graafilist disaini ja siis talle näidatakse, et graafik on selline. Ta on niimoodi konkreetselt ülesse ja siis see tumedam hall on maismaatuul, heledam on mere ehk offshore. Merepargid, avamerepargid. Ja teine graafik on, kui palju seal siis toodetakse elektrit. Ma arvan, et te saate need slaide ka hiljem. Sinu poolel on mure. Heli täitsa olemas. Vabandust, kas mind on kuulda? Siin on kuulda. Erik Põlluvar küsis, et heli ei ole. Ma arvan, et mind äkki on kuulda. Kas keegi teine saab ka öelda, kas mind on kuulda? Muidu on nagu kehvasti. Mina kuulen hästi. Olete kuuldel? Väga hea. Ehk äkki see üks inimene saab vaadata oma sätted üle. Jah, et siis tuule tootmine, tuulest siis toodetud energia on märkimisväärne osa maailma energia tootmisest. Ma otsisin välja seda numbrit, et palju ta siis võiks olla.
Aastal 2016 oli see 9% maailma energiatoodangus, aga kuna viimased aastad on nii tugevalt tuule arenenud, siis mul ei ole kahjuks maailma sellist head numbrit võtta, aga ta kindlasti ma loodan, et on ikkagi seal üle 10% ja see annab siis kõiki nii rohelisi ehk siis taastuvenergiaallikaid kui ka fossiilseid energiaallikaid. Ja üks osa, mida siin juures siis märkida, et aina rohkem läheb tuul avamerele ja teile lihtsalt teadmiseks, et umbes niimoodi ümmardatult 1 megavatt tuuleenergiat installeerida maale maksab 1 miljon, merre maksab 2 miljonit. Aga merre minnakse sellepärast, et seal on väga hea tuul ja need võimalused toota siis sellist suurenergeetikat, väga suures mahus elektrit, energiat on merel väga hästi olemas. Nii, ei saa üle ega ümber hinnast. Ja sellele 3 graafikut on võetud IRENA-st, see on siis maailma taastuvenergia selline assotsiatsioon ja see viimase graafik, ma arvan, et see on kõige illustreerivam ja kõige näitlikum. See näitab siis ära, kui palju maksab 1 kilovatt-tund kogu selle seadme siis käitlemise aja. Et päikese kasutamise hind on see kollane joon ja see on tulnud nagu püstloodis alla, et päike läheb iga päevaga odavamaks ja tehnoloogia täiustub, ta läheb paremaks, võimsamaks ja hind läheb iga päevaga alla, aga maismaatuul on jätkuvalt kõige soodsam ja maismaatuul on tegelikult ka odavam kui fossiilsed kütused. Ehk siis praegusel hetkel on maismaatuul maailmas kõige parem viis elektrit toota. Ja siin on ka näha, et kui palju ta on siis läbi aastate alla tulnud, et kui aastal 2010 oli siis 0,89 USA dollari senti kilovatt-tunnist, siis nüüd on ta 0,039 senti dollarit kilovatt-tunnist. Ma loodan, et te saite aru, et ma siin natuke suurused asja. Et see on nagu see kõige suurem argument, miks tuuleenergiaga nii palju tegeletakse. Ta on puhas ja ta on kõige odavam, mida meil üldse praegusel hetkel turu pealt leida on. Nüüd, kui me astume sellest maailmavaatest sammu lähemale Euroopa juurde, siis ma pean mainima, et Eestis paigaldati viimati nagu suures mahus tuult kuskil seal 12, 13, 14. Ehk viimased 8–10 aastat on meil Eestis olnud vaikelu. Eelmisel aastal, üle-eelmisel aastal sai valmis 1 tuulepark, aga seal olid 5 tuulikut ja kasutatud tuulikud. Ehk siis teise ringi tuulikud, et sellist võimsust ei ole Eestisse juba pikka aega lisandunud. Eesti tuuleenergia assotsiatsioon on Wind Europe ehk siis meie katusorganisatsioon Euroopas on Wind Europe'i liige ja läbi nende siis see statistika kogumine enamasti käib. Ja see tähendab seda, et iga aasta alguses ma saan noormehelt Wind Europe'ist telefonikõne, siis ta küsib, et tere, how are you? Ja siis ma ütlen talle, et ei, ka sellel aastal meil tuult juurde tulnud ei ole, istume oma 320 megavati peal rahulikult edasi. Aga kui vaadata Euroopasse, siis need tulbad, mida te näete, siis tumedam on maismaa, heledam on avameri ja need ei ole mitte kokku need summad, vaid see on see, kui palju on igal aastal lisandunud. Ehk siis igal aastal tuleb nii palju gigavatte juurde, ehk siis selle kogusummale. Et Euroopas tuul buumib väga kiiresti, väga palju ja Eesti on jäänud ka natukene selliseks viimaseks asukohaks, et meie Läänemeri, millel kogu potentsiaal on 83 giga, Eesti ise on välja öelnud, et meie vedes võiks mahtuda 7,3 giga, et see on nagu suhteliselt see viimane asukoht, kuhu tulla, et meil on selles mõttes nagu hea vaade, et
et ühest küljest on nagu kurb, et meil senimaani seda tuult ei ole olnud ja meie elektrihinnad on need, mis nad siin meie talvel on ja meie elektrikindlus ja praeguse olukorra julgeoleku taustal ei ole liiga hea. Aga selles mõttes, et me saame nüüd kasutada kõige uuemat ja kõige paremat tehnoloogiat ja selle eest mitte väga palju makstes, keegi teine on arendusprotsessi eest juba tasunud. Selles mõttes on meil jälle natukene parem lõpptarbija vaates. Ja siin on välja toodud riigid, kes on siis kõige rohkem tuult installeerinud. Kõige rohkem siis meretuulega tegeleb praegu UK. Mina olin ka eelmisel nädalal olin Šotimaal Aberdeenis terve nädal aega. Tutvusin nende avamere, ka natukene maismaa, eelkõige avamere siis tuuleparkide teemaga ja see mõte, mis sealt kaasa tuli eelkõige see, et nemad on siis ennast üles ehitanud oil ja gasile, mis on siis õli ja gaas, nafta ja gaas ja nad mingisugusel hetkel said nagu selgelt aru, et see ei vii neid edasi, nad peavad minema üle rohelistele tehnoloogiatele ja nad tegid selle muutuse ära ja liikusid siis sellest oil and gasist liikusid taastuvenergiale ja eelkõige siis avamere tuulele. Et see ei olnud nagu otseselt, tollel hetkel ei olnud nagu siiralt majanduslik vajadus. Et see oli selline teadlik, poliitiline ja pigem nagu selline ühiskondlik nagu mõtteviis, et see valdkond saab ühel hetkel otsa ja meil on tarvis seda järgmist asja, kuhu me nüüd suundume. Ja nad on selle ülemineku teinud nagu väga hästi. Muidugi ka nende valitsus on nagu kehtestanud väga palju reegleid, selgeid eesmärke, sellele kaasa aitavaid dotatsioone ja erinevaid meetmeid, mida Eestil oleks sealt palju õppida, aga piirkonnana näha, kuidas piirkond, kellel oli juba sissetulek olemas nafta ja gaasi näol, otsustas, et ei, et me nüüd läheme roheliseks, et see oli midagi väga võimsat. Aberdeeni juures on üks laht ja seal on meretuulikud, käisime neid seal vaatamas ja keegi arvutas kokku, et neid oli seal paistis võib-olla 5-8, et need 5-8 väga kaunilt keerlevad tuulikud kataks ära siis kogu Tallinna elektrivajaduse. Et nii ongi. 8 tuulikut on see, mida kogu Tallinna elekter ajab. Ja siin on väikene info siis selle kohta, et kuidas eelmisel aastal sai Euroopa tuule võrra rikkamaks, kui palju tuli maismaale, kui palju merele. Ja no maismaal ikkagi see hinnavahe on, et maismaale on odavam teha, aga suurem maht tulevikus hakkab tulema mere pealt tuuleenergias. Ja siin on selline väikene tabel selle kohta, et kus Eesti siis on. Mu enda ekraan on päris väike, aga me oleme siin kuskil keskel oma 9%, et kui tuul iseenesest katab ära keskmiselt 15% Euroopa elektrivajadusest, siis Eestis on ta seal 9% juures. Mis arvestades seda, et meil ei ole 8-10 aastat ühtegi uut tuuleparki tulnud, on ka väga hea tulemus, aga tegelikult tahaks ikkagi veel rohkem ja paremini. Ja üks teema, mille juurde tuulest rääkis alati tullakse, on see, et aga kui tuul ei puhu. Ja tegelikult on nii, et sellist aega, kus tuul ei puhu, on väga vähe. Ma räägin siin juures, mul on tegelikult üks slaid veel, aga ma räägin ära selle Eesti päikesest sõltumise, et nagu te teate, siis päikseenergia tuleb päiksega, tuuleenergia tuleb ju ka tegelikult päiksest, eks. Et mõnikord ma vaatan neid graafikud ja mõtlen, et vanaemal ikkagi mõtles, et Eestis peab ka olema võimalus nagu hästi elada. Eestis on selline kuupäev nagu 24 veebruar ja 24 veebruar on see kuupäev, kui tuul lõpetab ja päike alustab. Ehk siis suvel on märkimisväärselt rohkem päikesevõimsust ja tuulevõimsust läheb alla ja kuskil oktoobris tekib nihe, nii et tuul läheb tugevamaks ja päike läheb nõrgemaks. Ehk siis kuigi meie kliimat vaadates võiks arvata, et no meil ei ole siin nagu üldse mitte midagi võtta, siis tegelikult on meil siin päikest ja tuult kokku piisavalt, et meil oleks siin hea ja mõnus elada. Et ütlen ka juurde, et avamere tuulikud nüüd uued, mida tehakse, siis näiteks Vestasel on mudel, mis hakkab tööle avamerel siis,
kui on 3 meetrit sekundis, on tuulekiirus ja ta töötab kuni 30 meetrit sekundis ja mul ei ole head allikat, sest et arendajad teevad ise oma uuringuid ja nad ei taha seda võib-olla väga laialt jagada, aga ma tean ühte Soome uuringut, kus väideti küll natukene Soome poolt mõõtes samas Läänemerel, et kõige pikem aeg, kus oli see ilma selle 3 meetrite sekundit, oli pool tundi. Ehk siis sellist aega Eesti mere peal, kus, ma ei tea, räägitakse 2 nädalat, et suits tuleb üles ja tuult ei puhu. Sellist asja ei ole Eesti mere peal olemas ja kui te vaatate geograafiat, siis saab ka aru, et miks seda ei ole, et kui on kõrgrõhkkond, siis hakkab päike paistma ja kui päike paistab, siis ta soojendab ja siis tekib ikkagi juba õhu liikumine. Ja me räägime tuulikutest, mis on märkimisväärselt kõrgemal kui meie oleme. Ehk siis selles sfääris, kus tuulikud tuult püüavad, on kogu aeg tuul, praktiliselt kogu aeg ja kõik meie arvutused, mida meie arendajad ka teevad ja välja pakuvad, on tehtud hästi tagasihoidlikute prognoosidega, umbes, et 45% ajast on tuul olemas. Tegelikult see tõenäoliselt küündib siin 70 kuni 80 see aeg. Et kõik need numbrid, mida Eesti nagu avalikkuses räägitakse, on tegelikult nagu hästi tagasihoidlikult võetud ja tegelikult see tuulepotentsiaal on märkimisväärselt parem. Nüüd hüppame korraks tulevikku Euroopa vaates, et nagu te teate, meil on Fit 55 tulemas, meil on tarvis muuta Euroopa ja laiemas plaanis kogu maailm CO2 neutraalseks ja see graafik siin joonistab siis ette selle, et millised alates käesolevast aastast peavad olema need lisanduvad võimsused selle jaoks, et me jõuaksime oma eesmärkidega kohale. Et õnneks niimoodi Euroopa vaates on need üsna samas suurusjärgus, mis nad täna on, ehk kui me ehitame üles sama palju, kui me oleme seni teinud ja natukene rohkem, et siis me jõuame oma eesmärkidele kohale. Kui siia kõrvale panna see Eesti samasugune kaart, siis Eesti see kaar läheb nagu püstloodis üles. Et me oleme viimased 10 aastat, ma ei tea, mida me teinud oleme, mingeid muid asju oleme teinud. Et meil nüüd on juba väga kiire, et oma eesmärkidele kohale jõuda. Aga Euroopas tuult tuleb igal aastal palju juurde ja see kasv ei ole mingisugust argumenti või teavet, et see kasv võiks seisma jääda. Tahtsin teile rääkida PPA-dest. PPA-d on siis Power Purchase Agreement ehk siis suuremahuline pikaajaline elektriostuleping. Eesti Energia jõudis viimasel nädalal uudistesse, sellepärast, et nüüd nad pakuvad paketina inimestel rohelist energiat kindla hinnaga. Et PPA-d on siis eelkõige elektritootja, elektrimüüja ja suurtarbijate vahel, suurtööstuste vahel ja nad ostavad pikaks ajaks ära, tihtipeale kuni 10 aastaks, siis on mõlemal poolel teada, et see tuulearendaja, tootja on kindel oma rahavoos ja see, kes siis elektrit ostab tootmiseks, on kindel ka, et tal on see elekter alati selle hinnaga olemas ja miks ta peab olema roheline, see on sellepärast, et kui sul ei ole seda rohelise elektri sertifikaati, siis sa oma toodet või teenust suhteliselt kuskil enam varsti müüa ei saa. Et see on midagi, mida tehakse väga palju, seda tehakse hästi palju Soomes, aga paneme siia kõrvale ka selle, et Soomes on palju suuri tootmiseid, Eestis neid nii palju ei ole, aga Eestis see teema on ka arenemas ja see on üks viis, kuidas nähakse, et saab teha tulevikus suuri tuulearendusi ilma siis riigipoolse dotatsioonita või hinnapõrandata. Et ma kogu aeg räägin, et tuuleenergia kui selline ei vaja riigi poolt mitte dotatsiooni, mitte igale kilovatile tulla hinda juurde maksta, vaid hinnapõrandat. Ja see on sellepärast, et kui esimene meretuulepark tuleb liinile, tuleb võrku, hakkab tootma, siis elektri hind on tootja jaoks veel mõistlik. Tuleb 2, elektri hind läheb juba madalaks, tuleb 3, ta on juba kindlasti alla nulli ehk siis läheb miinustesse.
ja keegi ei saa arendada oma parki teades, et paari aasta või sel hetkel, kui sa oma pargi ühendad liini külge, et siis su hind on juba negatiivne, et keegi ei tee äriliselt seda otsust ja kõik elektritootjad, tuulearendajad on ka ikkagi päeva lõpuks äriettevõte, nad peavad oma raha, oma investeeringu tagasi saama ja äriettevõtte eesmärk on teenida kasumit, et seal ei ole sellist heasoovlikkust või heategevuslikku kihti tegelikult ei ole, see on puhas äri, ta on mõnusam, loodussäästvam, toredam äri kui paljud muud asjad siin maailmas, aga ta on ikkagi äri. Et tulevikus see Power Purchase Agreement, PPA-d on midagi, mida hakatakse kindlasti rohkem tegema ja järgmisel aastal kuulutab riik välja ka oma rohehanke ja see on nii, et nad alustavad 100 gigavatist ja tahavad liikuda kuni 1 teravatini. Ehk siis nad panevad välja konkurssi, kõik erinevad tehnoloogiad, nii tuul, päike, mis iganes muu saab Eestis veel roheline olla, saavad kandideerida ja siis, kui sul on uus tootmisvõimsus, siis sa saad selle riigile maha müüa. Ehk siis riik ostab tuuleenergia siis tootmise igal aastal siis koguse, kuni ta katab ühel hetkel ära kõik omaenda vajadused. Selles mõttes tuleb riigile öelda aitäh ja tubli töö, et see on väga tugev sõnum ja just selles mõttes, et kui siia tulevad investeeringud, siis see, kui riik näitab, et me ostame teie elektri ära, selle hinnaga, mis siis tol hetkel kokku lepitakse, et see on väga positiivne nähtus. Et see on midagi, mis annab meile kindlustunnet, et väga pikka aega oli elektri hind tuulevaates madal ja siis oli keeruline need investeeringuid nagu ära tõendada, et see riigi garantii või selline asi on, mida me riigi käest ootame ja aga mitte siis nii palju otsest dotatsiooni, vaid see, et riik garanteeriks siis hinna, et nende investeeringuid saaks Eestisse tulla. Nii, ja nüüd väikene slaid ka selle kohta, et tuulikud lähevad suuremaks. Ehk siis see, et kui meie meretuulepargid, millest esimene on lubanud võrku tulla 28, et tol hetkel on need tuulikud ikkagi väga-väga võimsad ja mis tähendab seda, et neid tuleb vähem. Et kogu summa summarum siis võimsuse, kui tuleb 1 gigavatine park, siis tuleb 1 gigavatine, lihtsalt tuulikute arv on väiksem ja neid on füüsiliselt siis vähem näha. Et aga see on siis näidatud, et kuidas see kaar läheb üles, et kuidas tuulikud lähevad suuremaks ja ma tean, et Vestasel on veel juba palju tuulikuid, mida üldse ei toodata enam ja siis ongi selline kummaline olukord, et kui näiteks planeerimisprotsessid või loamenetlused võtavad hästi kaua aega, siis need tehakse nagu 1 tuuliku mudeli peale, aga sellel hetkel, kui me jõuame reaalse ehituseni, siis võib olla olukord, kus seda tuulikut lihtsalt enam ei toodetagi. Et siis tuleb hakata mingis mõttes nagu otsast peale ja Eesti probleem on selles, et meie loamenetlused on kohutavalt pikk, meie keskkonnamõju hindamise protsessid on väga pikad. Euroopa Liidust tuli just uus suunis, mis ütleb, et KMH ehk siis keskkonnamõju hindamine ei saa olla pikem kui 2 aastat. Senimaani Eestis on nad kestnud igavikuliselt kaua. Nii, kas vahepeal on kellelgi küsimusi? Ma pean tunnistama, et mul on natukene kummalist. Ma istun oma köögis ja räägin oma arvutiga, et äkki tahab keegi nagu vahepeal öelda, et ta kuuleb mind või et ta saab aru või? Jah, te ei ole... Jah, me kuulame. Aga ma siis lähen edasi ja kui teil tekib küsimusi, palun andke mulle teada, et muidu on siin natukene kummaline. Räägime sellest, et kuidas siis Eestis on elektri tootmine. See esimene graafik, mis te näete, see roheline joon näitab seda, et kui palju on Eestis siis taastuvenergiat toodetud aastate kaupa, aastate lõikes ja teine on see tuulejoon seal all, kui palju sellest on tuuleenergiat olnud. Mis on vahva on see, et see tuulejoon on selline
kerges tõusus olnud, kuigi tuule siis capacity, võimsust ei ole juurde tulnud. Ja see on sellepärast, et eestlased on lihtsalt väga tublid, et eestlased on hooldanud neid olemasolevaid tuulikuid nagu südamest ja väga hästi. Ja ma tean, et kõik meie arendajad ei käi selle kirjelduse alla. Ja see, et tuulikud ümber kukuvad, ei ole ka tavaline praktika. Aga sellised, need, kes seda teevad, oma tuulikuid hooldavad, teevad seda väga hästi. Ja minu meelest on see lihtsalt nagu naljakas, et meil on ida poole sõites, me näeme Winwindi tuulikuid ja see ettevõte, kes need kunagi tootis, on ammu pankrotis. Neil ei ole ei varuosasid ega mitte midagi muud sellist, aga eestlase selline inseneri hinge teha tahtmine on nagu võitnud kõik takistused ja need tuulikud töötavad väga hästi ja toodavad meile iga päev elektrit ja neid on lihtsalt nagu nii hästi hooldatud ja nii hästi hoitud, et see on selline tuulemaailmas võib-olla selline natukene kurioosne juhtum, mis Eestis on. Et me oleme oma tuulikud, see tuuleparki, mis meil on, mis nüüd enamasti kuulub Enefit Greenile, on tõesti väga hästi hoidnud, sellest on see meie tuuletoodang ka tulnud, aga ühel hetkel hakkavad ka need pargid siis repoweriga ehk siis neid on tarvis uuendama hakata. Ja tänasel hetkel me ei tea, kuidas see Eesti repower hakkab välja nägema, et kui see eluaeg selle tuulikul saab otsa, et kas siis pannakse uus tuulik või proovitakse seda olemasolevale panna uut mootorit või muid asju, et me lihtsalt tollel hetkel veel ei tea, et see on selline samal ajal nagu jooksed ja mõtled samal ajal, et samal ajal, kui me neid asju teeme, samal ajal me proovime välja mõelda, mis see järgmine samm on. Ja ma pean ka ütlema, et nii palju, kui Eestis on tuulikuid alla võetud, välja arvatud see, mis ise kukkus Saaremaal, siis kõik Eesti tuulikud on leidnud endale järgmise elu. Ehk siis Eestis ei ole ühtegi, meil on üks tuulikulaba, mis ootab TalTechi minekut. Ja siis meil on see üks toru Ida-Virumaal, mis läbi pärast põlengut jäi sinna. Aga kõik tuulikud, mis on Eestis maha võetud või millega midagi tehtud, siis tegelikult on nad edasi müüdud. Nad lähevad sinna Venemaast allapoole jäävatesse riikidesse ja siis nad lähevad seal uuesti tööle. Et Eestis ei ole praegu nagu seda muret, et meil oleks tekkinud jäätmeid näiteks tuulikutest. Meil lihtsalt ei ole ühtegi tuulikut, mis oleks kuhugile ripakile jäänud. Et selles mõttes tore. Nüüd järgmine graafik, kus on palju värvilisi jooni, seda näitab täpselt seda, mida ma ennem rääkisin, kuidas tuul ja päike on siis erinevas graafikutes, et Eestis on väga hea tuuleolud on talvel, ehk siis ta algab sealt septembri lõpust ja kestab veebruari lõpuni, on väga hea tuul, ülejäänud aeg on meil väga hea päike. Ehk siis, kui ma paneksin päikse graafikusna juurde, siis nad on ilusti jooksevad üksteisest üle. Ja siia on ma välja toonud alla tekstina ka mõned dokumendid, mille järgi me Eestis toimetame. Kliimakavad, taastuvenergia arengukavad ja mida me siis oleme leidnud on see, et aastaks 2050 peaks Eestis olema 2500 megavatti võimsus selleks, et meie eesmärgid ära tõita, et kui see eesmärgi, mis on poliitilisel tasandil võetud, tõlkida lihtsalt tuuleparkidesse, siis on see 4500 megavatti. Ütlen kõrvale, et üks tavaline meretuulepark on 1+ gigavatti ehk siis 1000 megavatti on üks giga ja tavaline selline maismaapark tänapäeval on seal kuskil 250 mega. Et kui Eesti kogus praegu on 320, siis seda nagu tuubeldada paari aastaga ei ole tegelikult absoluutselt mitte mingisugune probleem. Nüüd järgmised graafikud teile, et esimene see tulpadega näitab seda, et kust meie praegu saame oma rohelise elektri, taastuvenergia ja kõige rohkem tuleb siis biomassist
ja biomass tuleb eelkõige läbi, nüüd me jõuame teie valdkonda, läbi sooja ja siis elektri koostootmise ja seal on ta kasvanud, aga tõenäosus, et ta sealt nagu saab väga mastaapselt edasi kasvada, et see on üsna väike, sellepärast et neid kohti, kus Eestis oleks tarvis väga palju uut sooja tootmist rajada, ei ole palju jäänud ja küsimused ka biomassi ümber on täiesti igapäevased, et ka taksonoomia Euroopa Liidus kipub seda biomassi liigitama mitte enam väga nii roheliseks. Teine sinine tulp on tuul ja viimane lilla tulp lihtsalt ei vääri märkimist, meil ei ole siin pinnavorme ega vett ega midagi, on päike ja päikse puhul ma panen südamele, et see ei ole siis mitte kogu päike, see eelmine aasta, see suurem tulp, vaid see on see päike, mis on pärast oma tarbimist jäänud üles nagu üle ja mis on antud võrku tagasi. Ehk siis enamus päikesest on mõeldud ikkagi oma tarbimisel. See inimene, kes paneb endale siis päiksepargi, tarbib seda päikseenergiat ise ja siis, kui tal üle jääb, siis ta annab selle võrku. Ehk siis see tegelikult ei näita seda, kui palju me oleme Eestis päikest tarbinud, sellepärast, et sellist arvestust ei ole, et need andmed on võetud Eleringist. Elering arvestab seda, et kui palju siis antakse võrku, aga sellega koos võib arvata, et seda elektrit, mida me nagu täiesti roheliselt toodame ja tarbime, on veel rohkem kui siin graafiku peal kirjas. Järgmine slaid, järgmine graafik, kus roheline joon tähistab seda energiat, mis on meie oma tarbimine Eestis, palju me tahame, palju me aastas soovime. See on seal 8,3 tera ja sinna kanti. Nüüd see punane joon on põhimõtteliselt põlevkivi. Põlevkivi oli kõrge, siis tuleks CO2 hind väga kõrgeks, siis ta tuli kolinal alla ja nüüd viimaste aastate koroonakriiside ja muude asjade kokkulangemisel on siis hakatud jälle põlevkivist natukene rohkem tootma ja see kollane joon all on siis meie taastuvenergia ehk kui palju me suudame ise taastuvenergiat toota. Ma kunagi näitasin selle sama graafiku vanemat versiooni, näitasin TTÜ või TalTechi tudengitele ja küsisin, et kas Eesti peaks ise oma elektri tootma. Sellest on nüüd natukene mõned aastad tagasi ja inimesed arvasid, et võiks ju küll, aga see ei ole nagu võib-olla kõige kriitilisem. Tänases julgeoleku olukorras käsi südamel, see on kriitiline, et see, et me suudaksime ise ära toota selle elektri, mida meil vaja on, kas hinna poolest või selles poolest, et lihtsalt oleks meil, on väga kriitiline, et elekter on esmavajadus ja sellest ei saa üle ega ümber. Nii. Ma vahepeal olen leidnud teie küsimused, ma võib-olla korraks hüppan siis nende juurde, et mis hinnaga peaksid tavatarbijad aastal 2028 arvestama? Meeli küsib, ei julge hinda küll välja öelda. Ma küll arvan, et kui 28 tulevad esimesed merepargid võrku, siis on see koht, kus mina isiklikult julgen nagu minna börsielektrile tagasi. Et ega enam seda ei ole nagu loota, et börsielekter nagu läbivalt odavaks muutub, meil lihtsalt ei ole oma tootmist piisavalt palju. Et me oleme küll mõelnud ja arutanud, aga ma täna siin ei taha välja öelda seda hinnapõrandat, et mis see on. Et jätame selle nagu turu otsustada sellel hetkel, kui me lähme sellest sillast siis üle, kui me jõe äärde jõuame. Ma loodan, Meeli, et see minu mitte midagi ütlev vastus oli sulle piisav. Aitäh. Esimesed merepargid jõuavad töösse 28, selle juures on vaja üldse rääkida tuumareaktoriga katsetamisest. Tiit küsib, mis on me assotsiatsioonina ei ole avalikult ei tuuma poolt ega vastu, et
kuid terve mõistus kipub ütlema, et tõenäoliselt see tuleviku elekter saab olema miks. Ehk siis osa sellest tuleb otse tuulest, osa tuleb päiksest, osa tuleb nagu otse, osa tuleb läbi salvestuse ja osa tuleb siis, peab tulema veel kuskilt, et tõenäoliselt see elektri tarbimine, mis meil on, saab olema selline juhitud ja tark, aga samas ka see elektri pakkumine peab seal taga olema tark ja praegusel hetkel seda kõike veel ei ole, aga tulevikus ju võiks olla. Et ma arvan, et väike tuumareaktor ei pruugi üldse olla välistatud selles valemis. Aga ma ei arva, et Eestis saaks nagu kandvalt tuumariik. Ma olen muidugi ka Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooniga, ega ma ka kunagi ei ütleks ega arvaks nii, aga tõenäoliselt see tulevikud elekter saab meil olema selline miks ja selline tark ja hajutatud, nii et meid on väga keeruline rünnata või meie elektrit ära võtta. Selline väike, aga võimetu võib meil enam probleemi tekitada. Absoluutselt, et kui me räägime tuumareaktorist, siis toon kõrvale selle, et Eesti esimest meretuuleparki, mida ikka veel ei ole, on arendatud 16 aastat ja merepark ei ole nii tugeva mõjuga, isegi siis, kui kõik läheb nihu, siis see potentsiaalne mõju sellel ei ole nii suur kui see, kui me hakkame tegelema tuumaga. Ehk siis vaatame, kuidas need asjad lähevad, aga kui 16 aastat on kulunud selle peale, et arutada, et kas saab merre tuult panna, tuulegeneraatori, siis ma nagu väga vilkalt ei usu seda, et me suudame nagu aasta või paariga välja koolitada kõik spetsialistid, mis meil vaja on, kõik järelevalve, teadlased, kõik tingimused, normid, siis veel ladustamise probleemid nagu selle jääkaine, nii et aga las sellega tegelevad teised tegelased. Assotsiatsiooni ametlik seisukoht on, et see ei ole välistatud, aga see ei ole midagi, mille poole me praegusel hetkel püüdleksime. Kas ei toeta vesiniku teema arendamist Eestis? Toetame ikka, aga vesinikuga on nii, et kui vesinikku teha, siis vesinik peab olema lõpptoode, et kui sa teed tuulest vesinikku, vesinikust tagasi uuesti elektri, siis sa kaotad tee peal pool selle väärtusest ära. Ehk siis majanduslikult ei ole mõtet teha tuulest elektrit, elektrist vesinikku ja vesinikust elektrit tagasi. Et siis peab vesinik olema lõpp-produkt, mille iganes tööstuse või no mis iganes, mille iganes teda siis nagu vaja on, et kui vesinikuga hakkavad bussid sõitma, siis on see, või autod, et siis on see vesinik, mis sinna läheb, aga ta ei saa olla nagu salvestuskandja Eesti tingimustes päris kindlasti mitte. Meil ei ole ka näiteks selliseid soolakoopaid, kus need hoida, et see mõte ei lenda üldse. Aga alternatiivse kütusena või lõpptootena võib ta täiesti teemasse tekkida. Ja nüüd ma hüppan korraks tagasi, et Eestis on praegu töös 2 meretuuleparki, nagu kaugemale jõudnud, on 2 meretuuleparki, on Saare Wind Energy, kes on siis Sõrvest Rootsi poole ja Liivi lahe seal suhteliselt Kihnu lähedal on Eesti Energia Liivi lahe projekt. Saare Wind on öelnud, et nemad tulevad liinile 28, nemad toodavad ühel aastal ära 6,5 teravatt-tundi elektrit ja Eesti Energiapark on lubanud toota 4+ teravatt-tundi. Eesti kogu tarbimine on 8 kopikatega. Ehk siis, kui me saame 2 need parki valmis, siis meil potentsiaalselt on juba rohkem, isegi arvestades seda, et rohkem tuleb elektriautosid ja kogu maailm muutub rohkem elektripõhiseks. Isegi sellisel juhul on meil juba rohkem elektrit, kui meie sisetarbimine on. Ja sellisel hetkel, kui elektri hind läheb väga odavaks ja me ei ole seda PPA-dena juba ära müünud, siis tõenäoliselt tekib nagu mõistlik hetk, kus sellest elektrist teha siis otse vesinikku ja ma tean, et Vestasel või oli Siemensil on juba ka prototüübid tuulikutest, tuulegeneraatorist, mis on siis meres, kasutavad seda sama merevett ja sel hetkel, kui see Ander ütleb, et elektri hind on liiga odav, sel hetkel ta hakkab tootma vesinikku või siis elektrilüüser on paigatatud kuhugile suhtelisse lähedusse
ja vesinikutüübid ütlevad alati, et vesinikutoru nagu vesiniku ära tuua mere pealt on märkimisväärselt odavam kui elektrit ära tuua. Elektrikaabeldus, alajaamade rajamine, see kõik on kohutavalt kallis. Ja molekulide maale toomine 7 korda odavam kui elektronide toomine. Nii. Vot, siis me oleme täiesti samas inforuumis. Keegi kirjutab elektrolüüsritega vesiniku tootmine juba merel omab tänapäeval olulist arenguperspektiivi eelkõige salvestamise seisukohalt. Nii, ja siis kas mereparke ei saa nii ehitada, et need oleksid ka kaitselise eesmärkidega ehitatud, kui tekib näiteks sõjaline oht. Jah, see oli see, mida me kogesime praegu selle Ukraina kriisiga, võtta maha üks tuumajaam ja tekitada nagu väga kriitiline olukord. On suhteliselt lihtne maha võtta mereparki, mis ka segab radareid ja muid asju ja on üsna keeruline. Ja kui me lisame sinna juurde ka veel näiteks maismaatuulikud ja päikesepargid, et siis see on see paratamatus, mille poole me liigume, sest meie naaber on seal selline, nagu ta meil on ja me peame sellega nagu alati valmis olema selleks. Nii, aga sellest ma rääkisingi, et see Saaremaa kõrval see sinine osa on siis Saare Vindi projekt. See sinine väikene täpne ruudukujuline on tuuletraal, aga minu meelest nad ei jää praegusel hetkel, et nende menetlus minu meelest ei lähe edasi. Ja see roheline on Eesti Energia. Nüüd võib-olla olete kuulnud, et käib mereala planeering ja mereala planeering on siis praegu valitsuses ja parlamendis erinevatel voorudel ja nüüd ta peaks saama kohe varsti vastu võetud. Ja see ei ole selles mõttes nagu Eesti oma algatus, et eestlased ei mõelnud, et nüüd jagame oma mere nagu tsoonideks ja kõigile laiali, et see on Euroopa Liidu kohustus ja meil oli kohustus tegelikult see valmis saada aasta tagasi. Aga saame nüüd, on ka hästi. Aga selle juures peab nagu ära mainima nagu 2 või 3 või 4 või 5 erinevat asjaolu. Esiteks see, et Hiiumaa ümber, kus Nelja Energia kunagi tahtis hakata arendama meretuuleparki, need on rohelised mummud seal Hiiumaa üleval. Sellel on mereala planeering kehtestatud siis Hiiule, Hiiu merealale, aga kuna see oli kohalike vastuseis, see läks kohtusse ja Riigikohtu tasandil tühistati siis see planeeringu kiht. Ehk siis planeering ise kehtib, aga tuuleparkide kiht, tuuleenergeetika kiht on tühistatud. Ehk siis see on selline see on nagu selline juriidiline nonsense, et planeering kehtib, aga planeeringu üks kiht ikkagi ei kehti. Ma loodan, et me saame ühel hetkel ka selle projektiga nagu kännu tagant lahti, et sinna tehakse kas siis riigi eriplaneering või see planeering algatatakse uuesti või ma täpselt ei tea, milline see mehhanism seal taga on, mis selle tööle paneb, aga kui vaadata Eesti kaarti ja vaadata, kuidas läheb tuul ja tuulekaarti, siis meist oleks nagu väga rumal seda Hiiu merealal olevat tuult mitte ära kasutada ja sellest elektrit teha. Nüüd kehtib on ka planeering Liivi lahes ja see on see osa, kus siis Eesti Energia park praegu jääb. Seal kõrval on Utilitase park, Utilitasel on mitu avaldust, aga ühe peale siis, mis jääb sinna kõrvale, on neil ka ehitusloa menetlus algatatud, mis tähendab seda, et nemad on siis nagu neid menetletakse nende seaduste järgi, mis tollel hetkel olid kehtivad, kui seda protsessi algatati. Nüüd meil võetakse vastu uut ehitusseadust, mis reguleerib seda, kuidas merre saab ehitada ja merre saab põhimõtteliselt nendele 2 alast nagu väljapoole, ehk sinna, kus ka Saare Wind Energy on, saab ehitada siis, kui mereala planeering on vastu võetud. Ehk siis siin ei ole nagu mitte 1, 2, 3, vaid nagu see juriidiline segapudru, mis on meie parkide ümber, et see on nagu kihiline, see on nagu sibul, et koorid ja nutad, et
et aga sellegi poolest on siis 2 parki on praegu keskkonnamõju hindamise faasis ja ennem 30 tahavad mõlemad tulla võrku ja hakata elektrit andma. Nüüd siin kaardi peal on näha ka väikene punaseks viirutatud ala ja see on Läti mereala. Ja Eesti siis ettevõtjad ju ise ei hakka mereparki arendama, meil puudub see teadmine. Saarevind on Mestis Van Noordiga ja Eesti Energia siis Örstediga. Örsted tahtis sinna teha ka mereparki, aga Läti valitsus ütles, et meil on tulemas Elvind ehk siis Eesti-Läti ühisprojekt, et nemad ei tea selle asukohta, et kas see on Eestis või see on Lätis ja sellepärast siis nende taotlus praegu peatati, mitte isegi lükatud tagasi, vaid see protsess peatati. Et Elvind on ka selline, et see on selline huvitav projekt, et kui ennem see pilt oli nagu segane, siis pärast seda, kui me Elvindi lisame, siis ta on nagu ülimalt segane. Et arendajate poolt ma võin öelda, et arendajate huvi on eelkõige see, et saaks arendada, saaks protsessidega edasi minna. Vabandust, mul jäin vahepeal lugema seda Jüri teksti, et saaks nende protsessidega edasi minna. Et nii, keegi küsis NIMBY kohta. Jah, seda lauset, et kumba sa tahad, kas tuumajaama või tuuleparki, et seda lauset ma olen. See on natukene hirmutamine, aga jah, et kui me korraks hüppame sellesse NIMBY teemasse veel sisse, siis neid väga kirglikke tuulevastasid Eestis on neid inimesi kokku on 50 kandis, kui niigi hästi, et nad on väga võimukad ja tihtipeale on seal taga hoopis ärihuvid ja palju vähem linnud, kalad või iidsestest aegadest traal või siis kalapüük, et raha on tihtipeale see, mis seal taga räägib, aga nüüd ma lähen edasi, et me võime, hiljem te võite mulle ka nagu siit kõneleda, et ma ei pea ainult siit kõrvalt lugema. Et millised on meie väljakutsed, et nagu ma ütlesin, siis võrk, et Elering on väga tugevasti võrku arendanud praegu, Suurebane on väga tore ja armas, et kui see võrk enam oli idast läände, siis nüüd hakkab rohkem olema põhjast lõunasse ja kõik need olulised Eesti tuulealad paiknevad siis mööda rannikut või siis päris meres. Et läheb hästi. Eestis on siis nii, et kõik arendused on arendaja kulu ehk siis liitumine põhivõrguga ja vajadusel võrgu tugevdamine ja see on midagi, mis võib sellele arendusel nagu osutuda lõplikuks takistuseks. Ehk siis merepark ise on hästi kallis või ka maismaapark, aga kui sa pead sinna juurde veel ehitama oma alajaama ja võib-olla veel midagi tegema, et siis see võib olla liiga kallis. Et selle jaoks on siis palju meetmeid, mida Euroopa Liit pakub ja ma tean, et Elering on väga tubli seda raha taotlemaks ja neid võimsusi paremaks ehitamaks, siis neid ülekandevõimsuseid, aga see on jätkuvalt probleem ja te võib-olla olete kuulnud, et Eestis on ka fantoomliitumised, ehk siis keegi on ära broneerinud endale liitumise ja keegi teine ei saa seda siis kasutada ja siis me peame ehitama nagu palju võimsamaks selle alajaama, kui see tegelikult võib-olla kunagi vaja oleks. Viimasel konverentsil ütles Elering midagi umbes sellist, et neil on 8 gigavatti on neil nagu ootel rohelisi liitumisvõimsuseid, et potentsiaalselt on Eestis 8 gigavatti jagu siis elektri tootmist, päike, tuul, kõik muud asjad kokku, mis ootab ainult nagu liinile saamist, et hästi ei usu, aga selline number käis kuskilt läbi. Siis nagu ma ütlesin, meie probleem on hästi palju planeerimisprotsess, meie planeerimisprotsess on nagu meeletult pikk. Arendajad ütlevad, et mis neid nagu kõige rohkem takistab, on see, et nad teevad kokkuleppe, näiteks KMH, keskkonnamõju hindamine, nad esitavad selle kava, see kava kinnitatakse, siis nad
teevad oma uuringuid ja siis öeldakse, et aga mulle tundub, et te võiksite seda asja veel uurida. Nad tellivad uue uuringu sisse, aga see liidab nagu aastaid, et see on midagi, mis Eestis on nagu väga, väga keeruline, et see arendusvälp on meeletult pikk tuuleenergial ja siis sa ka tegelikult ei tea, kas sa päeva lõpuks nagu saad oma tuulikut teha või sa ei saa oma tuulikut teha. Siis kohaliku kasu mudel, see on koht, kus Eesti on selline eesrinnar, et tõenäoliselt ka palju sellepärast, mida meie oleme teinud, et me tahame pakkuda siis kohalikule kogukonnale otseselt tasu selle eest, et see on tuuliku tasu. Ei hakka üldse vaidlemagi, ei hakka üldse varjamagi, see on selle eest, et sul on ebamugav. On inimesed, kes ütlevad, et neile ei meeldi tuulikut, sa pead seda, sa näed, ta on suur ja siis kui sa oled selle tuuliku juures, siis kuni 1 kilomeeter ei saa nagu nii eluruumi olla, vastavalt seadusele ei saa siis tuulikut ehitada kuni 1 kilomeetri kaugusel. 1 kilomeeter kuni 2 kilomeeter on siis selline kuldne ring, mis tekib ümber tuuliku ja siis seal olev inimene saab vastavalt siis tuuletoodangule, saab tasu ja selle eelnõu nimi on siis tuulikutasu ja suurusjärgus me suurte tuulikute puhul leiame, et arvestades seda, kui neid projekte, mis Eestis praegu on, siis see tuulikutasu võiks olla kuni 2000 sinna kanti, mis tuleb aastas siis sellele inimesele. Ja osa sellest, sama suur osa siis läheb kohalikule omavalitsusele, kes võib selles siis, mida iganes need tunnevad, et neile vaja on. Et ka praegu on olemas MTÜ'd, kes võtavad siis osa siis sellest nagu toodangu pealt saavad endale selle raha, mida nad jagama saavad ja jagavad selle projektide kaupa laiali. Aga need samad kohalikud inimesed ja MTÜ'd on meile öelnud, et neile tegelikult ei sobi see, sest sa ei saa nagu lõpmatuseni projekti kaupa elada. Et käsitööklass on selleks aastaks me jäksame osta õpetaja, selleks aastaks me saame, seekord me saame ühe masina osta, aga järgmine aasta me jälle ei tea. Et nad niimoodi jupi kaupa teevad kõiki neid asju, et see on nagu hästi raske ja seal on palju bürokraatiat ka, sa pead pärast kõik asjad ära tõendama ja palju lihtsam oleks, kui see rahaliselt tuleb sisse ja läheb. Meie mure on muidugi valdade puhul on see, et mitte, et me neid ei armastaks, aga see, et kas need kõik õiged inimesed ikkagi saavad selle raha kätte, sest meie anname raha vallale, mitte otse, nagu füüsiliselt ta läheb läbi valla. Ja see, et vald oleks ikkagi nagu mingilegi määrale läbipaistev. Tiidu tõpp, see tundub olevat Eleringi info, mis liigitatud kui ametialaseks kasutamiseks. Täiesti võimalik. Vahur küsib, kas fantoomliitumistel on ka mingi tähtaeg. Ei ole, et see on see, et me oleme lääne õigusruumis ja me ei saa sellega mitte midagi teha, selles mõttes, jah, aga sellega MKM ja Elering praegusel hetkel tegelevad. Siis, kui ma lähen tagasi oma slaidi juurde, siis ja meil on tarvis seda hinnapõrandat või ei ole hinnapõrand, on nagu riigipoolne garantii, et jah, te saate oma tootmise siia püsti panna ja te ei pea hakkama nagu inimestele peale maksma selle eest, et te elektrit toodate. See on nagu see põhiline, mitte et nad tahaks dotatsiooni, aga selline hinnapõhi. Meil ei ole väga pikaajalist strateegilist plaani, et nii kaua, kuni me kõigume selle vahele, et on vaja tuult, ei ole vaja tuult, teeme tuumat, ei tee tuumat, nii kaua on nagu hästi hea ja Eesti selline üldine hümn on see, et kõike tuleb teha vastu turgu, aga elekter ei käi vastu turgu. Elekter on nii põhivajadus, et ta ei ole mitte kuskil nagu puhtalt vastu turgu, et ikkagi on, iga riik ikkagi vaatab, et temal endal oleks nagu hea, tore ja hästi. Ja see vastu turgu tuli meile kõigile ühel hetkel siin talvel ikkagi hinnaga vastu ja ma arvan, et Eesti riik ei ole ka nii rikas, et ei peakski olema, et hakata lõpmatuseni inimeste elektriarveid kinni maksma, et see ei ole nagu see viis, kuidas me seda riiki tahaksime üles ehitada või seda riiki juhtida. Siis hydrogen ehk siis vesinikust rääkisin, et vesinikust võib kujuneda selline omamoodi kaitsemehhanism ja oleks ju väga tore, kui tulevikus sõidaksid kõik Eesti bussid vesinikuga. Ma pean selle juurde rääkima, et käisin Hollandis vesiniku ja elektri bussipargis. Oli pika päeva lõpp ja oli väsimus juba väga suur ja seal tekkis täiesti kognitiivne dissonants selles mõttes, et need on samasugused bussid nagu need, mis Eestis sõidavad.
aga seal ei ole seda spetsiifilist lõhna ja häält. Ehk siis tekkis tunne, et see nagu liidreaalsusesse kuhugile nagu kinni jäänud või arvutimängu, et see tunne oli nagu hästi kummaline, et aju otsib mingisugust elementi, mida ei ole. Täiesti tavaline bussipark, kõik muu oli täpselt samasugune, aga ei olnud lõhna, ei olnud heli, et need bussid on väga vaiksed ja nad ei tekita siis kaasa loomulikult, et midagi, mille poole Eestis võiks kindlasti püüelda, et mõelda, kui tore oleks, kui lähemad asjad me teeme siin elektriga, aga pikemad asjad võiks kogu Eestis olla vesinikuga. Ja kui me oleme naftast ka vabaks saanud ja Vene igasugustest mõjudest ja toodame ise oma elektri, siis see võib see väike tuumajaam seal ju kuskil olla, kui ta väga peab. Ja International Cooperation ehk siis meie koostöö välisriikidega täpselt see, et me õpime, jookseme, otsustame ja teeme kõike täpselt ühel ajal. Et võtame viimased tehnoloogiad, aga seda uut asja tuleb sealt nagu lihtsalt nii meeletus koguses peale, et näitena lihtsalt teile, et väga palju räägitakse seda, et tuulikud ja linnud ei sobi omavahel väga kokku, aga on olemas selline asi nagu Robin radar, ehk siis pannakse radar püsti ja radar saab aru, kui tuleb suurem linnuparv ja kui tuleb linnuparv, siis ta paneb tuulikud seisma, linnuparv lendab üle, tuulikud pannakse uuesti tööle. Inimene ei pea seal vahel olema, ei pea mõtlema, tegema ja need erinevaid meetodid, kuidas nagu hüvitada seda keskkonna mõju, et need on täiesti olemas, et pigem on küsimus nüüd nagu eestlastes, kes peaksid nagu sellest nimbist ja mitte mingil juhul ma midagi näha ei taha ja andke odavat head elektrit, et nagu sellest, kui me tuleme sellest mõtteviisist välja, et siis võiks meil nagu päris helge tulemik olema. Nii, aga minu poolt on nüüd kõik. Kas te äkki tulete nüüd keegi nagu siia näoga pilti ka ja me võime vestelda, et muidu ma olen siin nagu täiesti üksi. Nii, Matil on küsimus. Mati, küsi. Mati, sa oled muted. Vabandust. Tere. Et minul on küsimus ja tegelikult kommentaar. Et korra siin mainisime, et jah, meie olukord on praegu väga keeruline. Selle keerulise olukorraga on niimoodi, et see ilus tuuleparkide arendamine on küll jah, tuleb, aga praegu on selline lugu, et me ei tea, mismoodi see areng nüüd Ukrainas läheb, kuidas ta läheb, aga sellel naabril on plaan niikuinii tulla edasi ja selles mõttes me oleme praegu väga haavatavad ja see tähendab seda, et ühelt poolt me peame oma energia katma sellega, mis meil on olemas ja kas see võib tähendada seda, et me saame tuuleparkide rajamisel ka anda natuke rohkem hagu alla? Jah, et riik kuulutas välja üldse mitte nagu sellest tingitud, mis praegu juhtus, aga vähempakkumised ehk siis oksjonid ja siis järgmisel aastal, see nüüd 26 on selle tähtaeg, aga järgmisel aastal peaks hakkama esimesed pargid valmis saama. See on tehnoloogia neutraalne, aga see on siis 450 gigavatt-tundi aastas. Jah, gigavatt-tundi. Et see on nagu päris märkimisväärne osa, siis tuleb peale riigi rohehange ja siis tuleb peale 650 vähempakkumine. Ehk siis jah, praegusel hetkel on ja kõik need planeerimisprotsessid ja asjad, et riik saab päris hästi aru. Me küll nagu lõpmatuseni vaidleme nahkhiirte, kalakotkaste, kõikide muude asjade üle, et me elamegi sellises kummalises maailmas, et osad inimesed elavad nagu ühes reaalsuses, teised inimesed elavad nagu teises reaalsuses. Et seda riigimehelikku üldist vaadet on nagu vähe, aga vaikselt need asjad arenevad. Et see, mis nüüd juhtus nagu selle talvega alates koroonast, siis elektri hind ja energia hind ja nüüd Ukraina, et eks see eks see on nagu toonud kuidagi need kõik asjad nagu esile, et senimaani sai nagu öelda, et ootame, õpime, vaatame, õppimiskõve, kõik need sõnad on ju, et nüüd meil on kõik see, mis me oleme 10 aastat nagu lakke vahtinud, nüüd see maksab meile kätte, et
aga noh, ega meil kiiremini liikuda ei saa ka kui see, kus noh, tuulikute tootmine võtab ikka oma aja ja noh, sealt nagu pole väga midagi nagu ajaliselt ära võtta. Tänud. Ja Tiit on vist järgmine. Terje, palun ütle mulle, kuidas on meil selle Kyoto protokolli mehhanismide täitmisega, et me kõik teame, et me kaupleme, see on üks 3 mehhanismist, aga siis meil on olemas veel ka joint implementation ehk ühisrakendus ja omal ajal me olime väga hasardis ja me saime nii mõnedki tuulepargid sellesse skeemi sisse. Kas on teada täna, et kui paljud meie pargid saavad siis kaubelda oma välditud CO2 tonnidega? On selline info liikvel või seda on raske saada? Jah, ei sellist infot ei ole, et pigem ikkagi nagu riik on see, kes kaupleb ja see ei ole nagu tuulepargi tasandil, vähemalt mina, võib-olla ma lihtsalt ei tea, täiesti võimalik, aga see, mida mina tean, on see, et see ikkagi käib riigi tasandil ja riik on siis see, kellel on eesmärgid ja kes läbi selle siis oma selle statistikaga kaupleb. Et minu teada mitte, aga kui sa vaatad, kui palju me seda tuuleenergiat toodame, et seda lihtsalt pole nii palju, et me midagi, et see, mis me senimaani teinud oleme, me oleme ikkagi, need eesmärgid me oleme ikkagi ära täitnud biomassist päriselt. Tuul on selline väike, kuigi oluline osa. Loodame, et läheb paremaks. Jah, kindlasti. Kas meil on veel äkki mõni küsimus? Ma olen küll, jah. Ma küsin siis ise. Ma küsin, et milline oleks Eestis ideaalne tootmisportfell tuuleenergiast, et täna on see 7%, mis see tulevikus võiks olla? No meie ikkagi rihime sinna 40 peale, aga tead, ma ei tea sulle täna vastata selles mõttes, et kui me saame enda selle salvestussüsteemi sinna Paldiskisse, hüdroakumulatsioonijaama, et suutsin korraga välja öelda selle sõna. Ja kui meil läheb vesinikuga nagu, vesinik on see muna ja kana, eks ju, et kas ennem tekib nagu vesiniku taristu, kus vesiniku vaja on või me ennem hakkame tootma, aga toota ei saa ennem, kui see pole kuhugi lüüa. Et kui me saame kõik need asjad valmis, siis ma ei tea, aga ma tean seda, et see tulevik saab olema miks. Selle väga suur hübriid selline lahendus, sellest väga-väga suur osa on avamere tuul, sest sellepärast, et Eestis on seda võtta. Ja siis on seal maismaatuul, päikest ja võib-olla veel igasuguseid muid asju. Et mina arvan, et Eestis võiks siis maismaal olla kokku 1,5 gigavatti tuuleenergia, tuuleparke ja merele siis 7,3, võib-olla saaks sellest tegelikult ka üle minna, aga see on see, mida riik on välja öelnud. Seal samamoodi käisin Šotimaal ja siis iga talu õue peal on praktiliselt see tuulik ja keegi ei ütle, et nende koerad sellesse, mina ei tea, infrahelisse või millesse nad seal Läänemaal meil surema hakkasid. Et see on nagu suhtumise ja mõtteviisi küsimus täiesti. Mina arvan, et meil võiks olla nagu märkimisväärselt rohkem tuult kogu hingest. Jah, selles faasis, kus me praegu oleme, on siis nagu suhteliselt keeruline nagu selliseid numbrilisi väiteid teha. Need väited, mis meil olid nagu 2 aastat tagasi, nagu täna väga enam ei lenda. Kas kellelgi on veel küsimusi? Või mõtteid, või täiendusi, või parandusi? Tundub, et ei ole. Üks väike küsimus. Te mainisite siin, et Šotimaal on iga õue peal on tuulik. Need on kindlasti sellised väiksed ja natuke teist tüüpi kui need, mida me seal pildi pealt näeme, eks ole. Ei, kusjuures nendega konkreetselt on ikka üsna sarnased. Nad ei ole need minituulikud, nad on ikkagi päris tuulikud, mis neil on. Neil oli meede, et
selle jaoks, et seda varustuskindlust suurendada, siis nad saidki toetust ja siis seda hinda küsida selle tuuliku eest, mida nad panid ja sellepärast neil on, et neil ongi tõesti nagu suhteliselt igal pool. Et nad on üsna samas suuruses kui need on siin virtsutuulikud, mida te näete. Nii, et mis võimsusega nad siis nagu olid need eramajade või need erainimeste tuulikud? Ma arvan, et kuni 3, aga mitte ka nagu mitte nagu nagu paari megavatised, et nagu mitte väga palju ka väiksemad nendest. Kindlasti on mingisuguseid väikevorme ka, aga selliseid konkreetseid tuulikuid oli terve Šotimaa nagu tihedasti täis, jah. Selge, aitäh. Keski räägib meil midagi siin chatis. Sa äkki tahad teda rääkida? Jah, soomlaste plaan on 18 gigavatti aastal 2030. Selles siis 15 maismaaparke. Soomlastel on muidugi ka ruumi. Ja soomlastel on kas nii, et need perifeersemad maakonnad neil on teistsuguse süsteemina, aga neil on ka siis maks, et väga paljud, mitte väga paljud, aga on Soomes maakondi, kes siis elavadki sellest, et nad saavad sellest tuulest, saavad oma tasu ja nad elavad väga hästi. Et sellepärast on neil ka motivatsioon neid tuuleparke lubada. Eestis on pigem selline ninakirtsus, et isegi päikseparke väga ei taheta, et ma ei tea, kus kohas see eestlaste energia tulema peaks. Seega tuleb tegutseda arukalt ja elada vähemalt aastani 2050. Väga õige. Prooviks ikka 2050 alles olla siin maailmas. Nõus.